Venemaa keeldus täna avalikult uuest ettepanekust sõda külmutada ning ähvardab selle laiendamisega, samal ajal kui Venemaa territooriumile tehakse uusi lööke. Mis Ameerika Ühendriikide presidendi Donald Trumpi arvates on vaid eelmäng tõelistele rahuläbirääkimistele. Täna, 10. augustil, tabas Ukraina droon Tatarstanis asuvat Nižnekamskit. Hommikuks oli hukkunud 13 inimest, veel 39 said vigastada, mida on juba nimetatud viimase 2 aasta kõige surmavamaks rünnakuks Venemaa vastu. Ja see toimub 2 vastastikku välistava uudise taustal. Väljaanne The Atlantic kirjutab allikatele viidates, et Donald Trump peab Ukraina rünnakuid Venemaa vastu läbirääkimiste eelkäijaks. Täpselt nii, nagu ta käsitles pommitamisi Iraani puhul. Et tuleb veel natuke Venemaad pommitada ja Vladimir Putin nõustub kindlasti läbirääkimistega. Samal ajal teatas Venemaa välisministeeriumi asejuht Mihhail Galusin, et mingit sõjategevuse külmutamist ei tule. Ja Venemaa on valmis sõdima veel kaua ja kurnavalt, kuni saavutab eesmärgid, millest ma arvan, ei saa enam aru isegi Vladimir Putin ise. Selles saates analüüsime mõlemat poolt ja proovime aru saada, kas see on Moskva bluff või tegelikkus. Kas tõesti ollakse valmis sõdima veel väga-väga kaua? Minu nimi on Aleksei Petši, täna on 10. august. Hakkame koos viimaseid uudiseid analüüsima, aga enne kui alustame, palun tellige see YouTube'i kanal, pange sellele saatele like ja kirjutage selle video alla ükskõik milline oma kommentaar. Alustame seda saadet Ukraina droonirünnakuga Tatarstani Nižnekamskile, sest just see ongi see taust, millel kõlavad kõik ülejäänud tänased avaldused. Nižnekamsk asub rohkem kui 1000 kilomeetri kaugusel Moskvast ida pool. Seal asub suur tehnoloogiliselt arenenud naftatöötlemiskompleks, kuhu kuuluvad Daneko, Taifenka ja Siburi rajatised. Sotsiaalmeedias levinud video näitab suurt tulekahju ja suitsupilvi piirkonnas, mis meenutab tüüpilisi naftatöötlemistehase torne. Ma arvan, et kahjustuste ulatusest saame teada veidi hiljem, kui ilmuvad selged satelliidipildid. See ei ole selle kompleksi esimene rünnak. 8. juulil ja 12. juunil tabasid seda samuti Ukraina droonirünnakud. Üldiselt ründab Ukraina viimastel kuudel peaaegu iga päev Venemaa naftaobjekte kaugmaa droonidega. Ja see kampaania on põhjustanud kütusepuuduse kogu Venemaal. Mõjutas nafta töötlemist ja pani vähemalt natukenegi Vene ühiskonda muretsema. Ukraina president Volodymyr Zelenski nimetab seda kampaaniaks, mille eesmärk on sundida Vladimir Putinit läbirääkimiste laua taha istuma ja lõpetama rohkem kui 4 aastat kestnud metsikute venelaste täiemahulise sissetungi Ukrainasse. Ja just selles võtmes avaldab The Atlantic täna materjali, mis paljastab uusi, varem avalikustamata üksikasju. The Atlanticu allikate sõnul annavad USA Ukrainale luureandmeid, sealhulgas andmeid löökideks Venemaa vägede positsioonide pihta Ukrainas ja energiaräätiste vastu Venemaal endal. Selle poliitika teeneks omistavad allikad CIA direktorile John Radcliffe'ile, kes nagu väidetakse, ja nüüd tsiteerin Atlanticut, muljet avaldab Donald Trumpile golfimängu ajal. Hämmastavate andmetega Venemaa kaotuste kohta lahinguväljal, nimetades numbreid üle. 40 000 inimese kuus. Ja edasi veel üks tsitaat ühelt lääne luure esindajalt, mis selgitab John Radcliffe'i loogikat. Trumpile ei meeldi kaotajad. Ja ajakiri The Atlantic märgib, et Ukraina tajutakse praegu Ameerika Ühendriikides võitva poolena. Ja selle taustal väheneb märgatavalt Trumpi kalduvus loobuda Ukraina toetamisest. The Atlanticu artikli võtmelause kõlab järgmiselt. Zelenski nimetab oma öiseid rünnakuid Venemaa naftatöötlemistehaste vastu kaugmaa sanktsioonideks. Võib-olla peab Trump neid pommitamisi isegi läbirääkimiste eelkäijaks. Samuti, nagu ta nägi neid ka Iraani puhul. See tähendab, et tegemist on sama skeemiga, mida me analüüsisime Hormuzi väina kontekstis.
kõigepealt sõjaline surve, siis tehing selle surve taustal. Vähemalt Trump usub sellesse lähenemisse. Muide, selles samas suures materjalis selgitatakse ka, miks venib Patriot rakettide tootmislitsentsi andmine Ukrainale. Üks vabariiklane ütles väljaandele, et ettevõtted Raytheon ja Lockheed Martin, tsitaat, kardavad, et ukrainlased leiavad viisi, kuidas Patrioti täiustada. Ja siis hakkavad neid süsteeme tööstuslikus mahus tootma kiiremini ja märksa odavamalt, kui seda suudavad olemasolevad tootmisliinid Ameerika Ühendriikides. See tähendab, et siin ei pidurda asja ainult geopoliitika, vaid ka tavaline hirm konkurentsi ees omaenda kaitsetööstusettevõtete poolt. Ja Ukraina on juba näidanud, et suudab tõepoolest leida piisavalt odavaid lahendusi. Isegi Venemaal endal valmistatakse venelaste karja pikaajaliseks sõjaks ette, hoolimata rünnakutest. Venemaa Föderatsiooni välisministeeriumi asejuht Mihhail Galusin ütles, tsiteerin, Venemaa ei nõustu sõjategevuse külmutamisega Ukrainas enne, kui sõja algpõhjused on kõrvaldatud. Nagu Venemaa president on korduvalt öelnud, lisan omalt poolt. Plüüsist äpardus Vladimir Putin. Ilma algpõhjuseid kõrvaldamata pole selle kriisi külmutamine võimalik. Ja Galudzini versiooni kohaselt Zelenski on praeguseks täielikult kaotanud igasuguse sideme reaalsusega ja üritab seda konflikti eskaleerida. Edasi mainis Galuzin eraldi lööke energiasüsteemi infrastruktuurile ja just see näitabki kõiki venelasi. See mädanik tuli sellest pööblist välja. Galuzin märkis lööke Venemaa energiasüsteemi infrastruktuurile. Aga ta ju saab aru, et kogu maailmal on täiesti ükskõik, et kuskil Tatarstanis, Nižnekamskis põleb nafta töötlemistehas. Kõigil on täiesti ükskõik. Mida teeb tavaline olend venelane? Ta teatas, et lööke tehakse Kaspia torujuhtme konsortsiumi pihta. Tsitaat, mis töötab eelvõige Kasahstani majanduse huvides. Lootes maailma üldsuselt adekvaatset reaktsiooni, sealhulgas neilt, kellel on mõju Kiievi režiimile Ameerika Ühendriikides ja Euroopa riikides, kelle nafta- ja gaasiettevõtted on Kaspia torujuhtme konsortsiumi aktsionärid. No see tähendab, et pesemata venelane praegu vingub ja palub. Kogu maailma, eriti läänt, Euroopat, Ameerikat, keda nad nii väga vihkavad, palub takistada Ukrainal Novorossijskit ründamast, kus see KTK-ga kulgeb, viidates teiste riikide huvidele, sest venelased ise ei suuda sellega midagi ette võtta. Ja see Vene pööbel tavaliselt, kui nad ise midagi teha ei suuda, siis meenub neile äkki rahvusvaheline õigus, et maailmas on mingid reeglid, mille järgi tuleb tegutseda. Nad ütlevad, sundige Kiievit. Miks nad ründavad Novorossijskit? See on ju Kasahstani huvides, Ameerika ja Euroopa huvides. Ja niimoodi nad üritavad manipuleerida ja survestada maailma kogukonda. Ameerika Ühendriikide tegevust Ukrainas nimetas Galuzin samal ajal vastuoluliseks. Järgneb tema tsitaat. Ise räägivad enda eest jätkuvad Ameerika relvade tarned Kiievi režiimile, luureandmete andmine ja muu abi, mis ei ühti püüdlusega rahu poole. Seejärel meenutas ta USA välisministri Mark Rubio hiljutist avaldust, et Washington ei ole erapooletu vahendaja. Lisades, tsiteerin, tõstatame kõik need küsimused teravalt jätkuvate kontaktide käigus Washingtoniga. Samal ajal rõhutas Galuzin, et Moskva on valmis oma eesmärke ellu viima, arvestades Anchorage'i allilma reegleid. Nüüd oli neil Anchorage'i vaim, siis olid Anchorage'i kokkulepped, nüüd on Anchorage'i mõisted. Allilma reeglite järgi kutid otsustasid tegutseda. Ja peab võimalikuks diplomaatilist lahendust, kui on olemas poliitiline tahe. Ja tuleb mõista, et need Galuzini avaldused ei tekkinud ju mingis vaakumis. Varem ütles Venemaa välisministeeriumi eriesindaja Rodion Mirošnik, et Venemaal endal tuleb valmistuda pikaajaliseks sõjategevuse jätkumiseks. Kuna, tsiteerin, lääneriigid on panustanud konflikti jätkumisele, ja siin nii Galuzin kui ka Mirošnik rõhutavad, et miks siis lääs ja Euroopa ja Ameerika jätkavad relvade tarnimist Ukrainale. Miks nad jätkavad Ukraina toetamist? Nende loogika järgi on abi ohvrile enesekaitseks. On panus eskalatsioonile.
loomulikult lootis Moskva, et ta vallutab Kiievi kiiresti. Kui see ei õnnestunud, otsustasid nad hakata läänele survet avaldama. Eesmärgiga, et lääs lõpetaks võimalikult kiiresti abi Ukrainale. Venelased saaksid rahulikult hõivata nii palju territooriumi, kui neil vaja on, ja kuulutada võidu välja. See ei õnnestunud, lääs jätkab abi andmist. Ehk siis veel kord, venelaste loogika on selles, et kui ohvrile selles sõjas abi antakse, ei lasta agressandil Ukrainat vallutada, siis tähendab see, et kõik, kes ohvrit aitavad, on panustanud eskalatsioonile. Vaadake, ärge ajage segamini. Ja veelgi enam, Venemaa Föderatsiooni välisminister Sergei Lavrov kinnitas juuli alguses, et Moskva kavatseb sõda pidada kuni nende eesmärkide saavutamiseni, mille Vladimir Putin määratles juba 2024 aasta juunis. See tähendab Ukraina täielikku loobumist Donbassist, Zaporižja ja Hersoni oblastitest, nende ja Krimmi tunnustamist Venemaa osana, NATOsse astumisest loobumist, demilitariseerimist ja denatsifitseerimist. Lühidalt öeldes. Kremlis ei saada siiani aru, et need on kättesaamatud eesmärgid. Kuid ollakse valmis saatma sadu ja tuhandeid tapmisele, ma ütleksin, Vene Ivane maniak Vladimir Putini illusiooni nimel. Aga teate, selles kontekstis räägime täna sellel YouTube'i kanalil teiega veel ka Lähis-Ida sündmustest. Ja ma märkasin just väga olulist detaili. Ja see kehtib ka Kremlile, mitte ainult Teheranile. Asi on selles, et Moskvale on täiesti kasulik seda sõda võimalikult kaua jätkata. Eelkõige on see kasulik Putini režiimile. Miks? Sest kuni sõda kestab, saab kõike sõja arvele kirjutada. Niipea kui sõda lõpeb, tuleb kõik probleemid lahendada. Tuleb hakata neid naftatöötlemistehaseid parandama. Ja olukorras, kus sõda enam ei ole, on palju raskem selgitada pesemata venelastele, miks riigis on inflatsioon, miks on kollaps, miks majandus laguneb, miks Hiina on Vene majanduse üle võtnud, miks lääne turg on Venemaalt täielikult lahkunud, miks rubla hoitakse kunstlikult üleval ja nii edasi. Kõike seda tuleb hakata seletama, tuleb hakata parandama, korda seadma, taastama. Kui sõda enam ei ole, siis on seda raske seletada. Seni kuni sõda kestab, saab veel kõike Ukraina kaela ajada. Tuleb öelda, et näete, see on Ukraina, kes ründab, pommitab Wildberrysi. Seepärast ongi kõiges süüdi Ukraina. Ja Vene lambakari usub seda. Nad ütlevad, et jah, just Ukraina korraldab neid pommitamisi. Näiteks, te ju juba nägite neid uudiseid Wildberrysi kohta, et äkitselt mingil kummalisel moel kaubad, mis väidetavalt põlesid maha, hakkasid ilmuma AliExpressis. Ja seal Vene ettevõtjad juba haaravad peast kinni ja ütlevad, mis küll toimub. Meile ju öeldi, et kõik põles maha. Selgus, et see, mis ei põlenud, Wildberries lihtsalt võtab ja müüb nüüd edasi AliExpressis. Selgus, et venelasi lihtsalt petetakse igast küljest. Kui sõda lõpeb, siis seda enam teha ei saa, sest siis ei ole enam põhjust, millele viidata. Ja sellepärast on Putinil inimesi, kes on valmis edasi sõdima. Poisid, iga päev põlevad Wildberrysi laod. Aga mida ma täna nägin? Kas te olete ammu AliExpressi vaadanud? Aga peaks, poisid, lähme ma näitan. Läheme AliExpressi. Otsingusse kirjutame oma brändi. Minu bränd on Lavita. Lisame kleidi. Mida me näeme? Kõik meie topid. Tegelikult mitte kõik. Peaaegu kõik. Nad põlesid ära. Ülehinnatud hind. Hinnang on alandatud. Kogus on sisse kantud. Ütlen veelgi enam. Kui te selle avate, on isegi kõik suurused sisse kantud. See tähendab, et kogu kogus ja kõik on täielikult märgitud. Mis toimub? Poissid, mis jama see on? Minu Elektrostalis ära põlenud kostüüme müüakse AliExpressis. Minu fotodega, minu arvustustega. Mis see siis tähendab? Need ei põlenudki ära. Järelikult viidi need minema. Nüüd müüb keegi neid seal. Mis see on? Mis toimub? Ma olen täiesti segaduses. Jah. Aga siin on peamine küsimus. Kas kõik need Kremlist tulevad avaldused on bluff või on see siiski tegelik valmisolek veel aastaid sõdida? Siin tasub vaadata mitte retoorikat, vaid seda, mida Venemaa tegelikult oma poolriigis selle valmisoleku säilitamiseks teeb. Ja pilt on siin üsna mitmetine. Ühelt poolt on Kremlil tõepoolest olemas mehhanism, millega sõda saab täiendada elavjõuga ilma ametliku mobilisatsiooni väljakuulutamiseta. 2026. aasta augustiks olid 56 Venemaa regiooni kehtestanud rahalised preemiad niinimetatud lepinguliste sõdurite värbajatele.
Aasta tagasi oli selliseid regioone 31. See tähendab, et regioonid maksavad raha neile, kes värbavad Vene Ivane Ukrainasse surema minema. Kõige järsem kasv on, pange tähele, dotatsioonidel põhinevas Smolenski oblastis, kus nendele värbajatele, lepinguliste sõdurite jahtijatele on preemiad kasvanud 10 korda. Kordan veel kord, see ei ole neile, kes lepingu allkirjastavad. Raha makstakse neile, kes otsivad neid rumalaid Ivaneid, kes allkirjastavad lepingu ja lähevad Ukrainasse surema. Teisest küljest on selle skeemi loogika ise kõnekas probleemide tunnistamine, mitte jõu näitamine. Kui vabatahtlike voog oleks olnud stabiilne, ei oleks kubernerid pidanud värbajate preemiaid peaaegu 10-kordistama ja piirkondadelt raha välja pressima. Бизнеса в обход федерального бюджета на эти нужды. Aga Kreml andis mõista, et kui värbamine ei toimi, tuleb mobilisatsioon. See tähendab, et praegune lepingusõdurite värbamise süsteem töötab viimase piiri peal ning alternatiiv sellele on palju ebapopulaarsem ja võimude jaoks riskantsem samm. Mobilisatsioon. Selgub, et Galudzini avaldus sõja külmutamise välistamise kohta ei ole tõenäoliselt bluff tühja ähvardusena, vaid tegelik poliitiline seisukoht. Aeg. Seda hoiab koos asjaolu, et Kreml leiab seni viise, kuidas hoida sõjamasinad töös ilma ametliku mobilisatsioonita. Kuid selle seisukoha stabiilsus toetub süsteemile, mis ise näitab kasvavat pinget. Preemia 10-kordne kasv aastaga on selge märk ebastabiilsusest. See näitab, et varasemad stiimulid Vene Ivanidele enam ei toimi. Ja isegi Vene rumal Ivan ei lase end enam mingist lepingust ega suurest rahasummast ära osta, sest ta näeb, et samasugused Ivanid on juba Ukrainasse läinud, seal surnud ja nende elu on sellega lõppenud. Ja see juhtub just siis, kui Ukraina löögid naftalöötlemistehaste pihta. Nagu tänane rünnak Nižnekamskis Tatarstanis on juba õõnestanud kogu Venemaa kütusevarustust. Teisisõnu, Moskva keeldub läbirääkimistest mitte sellepärast, et ta oleks oma jõus kindel, vaid sellepärast, et alternatiiv oleks avalik läbikukkumise tunnistamine. Ja see on tema jaoks poliitiliselt veel kallim kui sõja peatamine. Seetõttu peavad löögid jätkuma ja tugevnema. Siia panen 3 punkti, teie arvamused ja järeldused kirjutage selle saate kommentaaridesse, tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage vajutada meeldib. Sellega on kõik, hoidke end, kõike head!